Okei, siin on siis lahendus sellele ülesandele. See siin ongi see lahendus, kus meil siis hea küll, vaatame niipidi, hakkame otsast peale, vaatame, kuidas see lahenduseni jõuda. Kõigepealt kasutama Logosoft 8 ja võtsin siit file new ja kui ma ise ka teeks, mille ma võtsin arvatavasti selle function block diagrammi. Nii. Alustuseks mul on vaja sisendit, teiseks mul on vaja väljundit, panen siin üksteisest piisavalt kaugele, ühendan kokku. Nii, see on siis see tavaline nupp, paneme siin simuleerima, mis siis lülitab sisse välja. Okei, siis mul on vaja timerit, mis mul on siin juba olemas, aga kuna timerit on juba tülikas pidevalt seadistada siit kellanupust, siis esialgu on mõistlik see timer asendada veel ühe siukse lülitiga. Ehk siis input, paneme selle siia, nihutame kogu seda jama natukene allapoole. Nii. Ja ühendame ta siia juhtme peale. Ei saa ühendada, järelikult on vaja siia vahele midagi, mis seda ühendust läbi viiks. Siia vahepeale paneme XOR-i. Ei hakka pikalt seletama, miks XOR, katsetasin alguses OR-iga, lõpptulemus on ikkagi, et on vaja XOR-i, sest XOR lülitab ümber. Nii, delete, see jurakas siia vahele, selle ühendame siia, selle ühendame siia, selle ühendame siia. Nii, vaatame, kas see label'id ka saab panna. Input, comment. Ütleme, et ta nimi on siis timer simulation. Hetkel ei huvita. Okei. Me nimetame lihtsalt timeriks selle. Hiljem asendame päris timeriga. Nii, see on siis see lüliti. Nii. Simuleerime veel korra. Vajutan lüliti sisse, läheb ta põlema. Lüliti välja, kustub ära. Timer sisse, põlema, läheb, kustub ära. Toimib. Kui timer on sees, siis saab lülitiga sisse välja lülitada. Ja kui timer on väljas, saab lülitiga sisse välja lülitada. Probleemne koht, tähendab kohad, on siis need, kus meil kõigepealt timer on sees, me lülitame lülitiga välja. Nüüd, kui timer välja lülitab, siis lüliti läbi selle XOR-i lülitab jälle väljundi sisse, mis on halb. Ja vastupidi, kui ma nüüd olen timeriga välja lülitanud ja lülitiga välja lülitanud, ütleme lülitiga sisse lülitanud, jah, vabandust, timeriga väljas, lülitiga sees, siis timeriga sisse lülitades lülitab ta välja tegelikult. Seda me ei tahaks, me tahaks, et timeri sisse-välja lülitamine lülitaks selle väljundi siis sisse või välja. Ja selle jaoks siis natukene keerukam osa siia vahele. Esimene asi, me peame saama kuidagi seda lülitit nullida, resetida. Ja selleks, et see XOR-i variant üldse tööle hakkaks. Selleks, et ta reseti saaks, siis tuleb see lüliti muuta momentary push buttoniks. Ja antud hetkel make idee poolest võib kasutada inverteeritud loogikat ja kasutada breaki ka, aga kasutada make'i, see on loogilisem. Okei. Sellisel juhul, kui ma nüüd jälle simuleerin, siis ta ainult korraks reageerib. Nüüd see korraks reageerimine on halb, see on vaja fikseerida ikkagi. Ja selleks kasutame siis seda triggerit, ehk siis siin nimetatakse seda asja pulse relay'ks. Võtame selle pulse relay, paneme siia vahele. Jällegi, kustutame selle jurasid vahelt ära. Ja pulse relay kaudu toome ta siia ja ühendame ülemise otsa külge, sest et see ülemine on, kui me siia kohal läheme, siis ta ütleb, see on trigger, järgmine on set ja siis on reset. Nii, põhimõtteliselt ei teinud see midagi muud, kui muutis selle tagasi tavaliseks push buttoniks, aga lihtsalt siin on nagu selline nullimisvõimalus nüüd. Noh, jällegi simulatsioon natukene, lülitan sisse, lülitan välja, näha on, et siit käib läbi ainult impulss, aga see siis püüab impulssi kinni ja saadab see lõppu edasi. Nii kaugele jõudsime ise ka. Nüüd, probleem on ikkagi selles, et kui mina olen lülitist selle asja välja lülitanud, siis kui ta timeriga peal on, siis kui ma timeriga
selle asja välja lülitan, siis ta peaks olema välja lülitatud, aga ta lülitab ikkagi sisse selle. Nii, ja selle jaoks on mul vaja seda releed või seda pulsireleed siis, nagu see nimetaksin, ära resetida. Nii, resetimiseks ma võiksin põhimõtteliselt kasutada seda sama signaali, mis siit tuleb. Häda on selles, et see signaal on konstantne, mul oleks selle pideva ühe asemel või siis ma võin ka läbi inverteri pidevat nullis ja anda sisse. Mul on vaja impulssi ja selle jaoks Ctrl-Z töötab, yes. Selle jaoks tuleb võtta siuke vahva asi nagu wiping relay, mis tekitab meil impulsi põhimõtteliselt. Ehk siis ma võtan selle signaali, mis siit tuleb, teen tast impulsi ja selle impulsiga resetin selle triggeri ära. Ehk siis põhimõtteliselt see trigger pluss see nupp moodustab minu jaoks ühe terviku, mida ma saan juhtida ja resetida selle timeri signaaliga siin. Seda ongi vaja meil. Nii, see on peaaegu lahendus käes. Järgmise sammuna simuleerime seda asja. Simulatsioon, vaatame, mis toimub. Kui on kõik välja lülitatud, siis nuppu vajutades ta lülitab seda lampi, kus tuleb olema, mis meil siin väljendus on. Nii. Ütleme, et relee tiksus vahepeal nüüd sisse. Nii. Vaatame seda releed siis. Jällegi nupuvajutusega kõik toimib. Ja kui siit on jäänud peale nii-öelda off-signaal, või vabandust, ta on küll lülitanud selle nüüd sisse, aga üldiselt me vaatame seda, mis siin relee peal on nüüd. Meid ei huvita see nupp, sest see on momentary. Seetõttu siit maalt see nupp meid ei huvita, meid huvitab just see, mis ta siit releest välja annab ühesõnaga. Nii, kui me vaatame seda, et see on siit väljas, eks ole, siis ei ole probleemi. Timer läheb välja, kuli kustub ära. Nii, huvitavam on see, kui siit on jäänud nii-öelda on-signaal, siis kui nüüd timer välja läheb, siis ta läheb põlema. See on natukene jama, aga vaatame teist situatsiooni, kus siis meil on ta välja lülitatud. Vabandust, kust meil on tuli käima pandud, jah? Nii, tuli on käima pandud, tuli põleb ja nüüd timer lööb ka tule põlema. Ennem oli see hetk, et kui me nüüd timeriga tule põlema paneme, siis ta kustub ära. Kustus nüüd ka, sellepärast, et meil on see impulss siin reguleerimata. Reguleerime selle impulsi ära, selleks tuleb siia panna lihtsalt 1 sekund selle impulsi pikkuseks. Või on see äkki see on sajandik sekund? Mida iganes. Apply, okei. Ja proovime kõike seda sama asja uuesti. Nii. Paneme siit nulli, siit on nullis. Ütleme, et timer on kustus, aga ma olen tule sisse lülitanud. Vaatame, mis siis saab, kui ma timeri sisse lülitan. Näha on, et tuli ei kustunud selle peale ära, nagu ta ennem kustus. Nii et pool võitu on käes. Küll aga, kui ma nüüd kustutan tule ära ja nüüd timer kustutab ära, siis see ikkagi ei reageeri. Ehk siis ühtepidi ta töötab, teistpidi ei tööta. Mis tähendab, et me peame ka teistpidi. See relee annab impulsi ainult siis, kui, või relee, ma ei tea, kuidas ta nimetab, mida iganes, impulsi ühesõnaga ta tekitab ainult siis, kui ta saab nullist ühe peale mineku. Ainult siis ta töötab. Aga kui meil on praegult ühest nulli peale minek, nagu siin toimus, siis see relee ei tee midagi meile. Ja selleks on seda skeemi vaja natukene keerulisemaks saada. Võtame selle jama siit ja nihutame siia natukene edasi. Need juhtmed ei liigu mitte ilusti. Nii, üks juhe siia siis. Kuhu ta üldse liigub oma arust? Joh, ei tea. Okei. Väga ebard lahendus. Niimoodi, jah. Niimoodi peaks see asi olema. Niimoodi, okei. Nii, ühesõnaga, me tahame reguleerida ära selle ühest nulli peale mineku ja seda saab väga lihtsalt reguleerida. Me võtame siia ühe noti, mis siis vastupidiselt ühest nulli peale mineku tuvastab meil esiteks. Ja teiseks paneme selle noti järgi sellest sama relee, wiping relay. Nii. Nii. Ja seadistame tema ka ära 0,1 sekundi peale. Ja seejärel me peame need kaks signaali mõlemad saatma siia
pulse relay'sse ja selle jaoks me kasutame Oori, seekord kindlasti Oori. Nii, ja kustutame selle juhtme ära siit. Nii. Ja anname siia Oori sisse siis vastavalt kõigepealt ühe signaali ja siis teise signaali ja siis Oori väljund läheb reseti peale, mitte seti peale. Nii, ja nüüd peaks kõik asi toimima. Kõik need samad komponendid, 1, 2, 3, 4 komponenti on siin vahel nagu ka siin. Vaatame seda asja, simuleerime, vaatame, mis siis saab. Kui on väljas, lülitab sisse välja. Kui on sees, lülitab sisse välja. Kui nüüd see lüliti jääb nii-öelda sisse lülitatud asendisse ja me võtame timer, lülitab ennast välja, siis XOR-i järgi peaks väljund sisse lülitama, aga kuna meil on siia tehtud kaval skeem, mis saadab impulsi, siis see väljund jääb välja lülitatuks siis, kui timer lülitab välja. Ehk siis hetkel meil on niimoodi tehtud, et see timer on kõrgema prioriteediga kui siis see lüliti. Nii. Samas, kui ta nüüd on välja lülitatud, eks ole, me saame ikka veel seda väljundit reguleerida oma lülitiga lülitamisest. Nii. Ja teisest küljest, kui ta nüüd on sisse lülitatud, siis timeri sisse lülitamisel jääb väljund sisse lülitatud. Nii. Okei. No ja ilmselgelt oli 3 sükst lüli vaja. Üks on olemas, teise tegin praegu juurde. Teeme siis 3. lüli veel juurde. Ctrl-CV. Kui jube see on. Nii. Okei. Proovime kogu seda jura siis siin kokku tõmmata natukene. Nii. Nüüd ilmselgelt süsteemis piisab ühest timerist. Üritan kogu seda jubedust laiali venitada natukene. Vaatame, mis ta nüüd teeb selle peale. Kamala jura. Okei, las ta olla. Ja venitame seda lõppu ka natukene laiali. Nii, no nüüd oleks õige hetk hakata seda timerit ennast külge pookima, mis saab olema keeruline. Ehk siis kõigepealt tuleb võtta ära see lüliti, mis mul simuleeris timerit. Ja anda timeri signaal siis kõigepealt XOR-i, siis NOT-i ja siis siia relesse ja loota, et kõik toimib. Sama lugu siin. Noh, kui me vaatame siit, saame tegelikult nagu kontrollida ka, kuhu see timer läheb. Timer läheb üht otsapidi XOR-i, nagu me enne ühendasime, teist otsapidi siia relesse ja 3. otsapidi NOT-i, nii et selles mõttes vahet ei ole. Nii, kustutame siit ka timeri ära. Ja sama lugu, võtame, no alustuseks selle siit. Toome siia. Okei, las ta olla siis siin, kui vaja. Siit võtame selle sama signaali, ühendame timeri külge ja siit võtame selle sama signaali, ühendame siia timeri külge. Pornograafia. See simulaator. Ühesõnaga, Logusoft. Ära tee nii, Ctrl-Z. Jube, hea küll, las ta olla, siis jube. Cancel. Okei. Las ta siis olla nii, kui vaja. Ja lihtsalt, et asi ilusam oleks, lükkame see timeri natukene siia. Natuke siia poole. Okei, loodetavasti kõik ühendused tehtud, võtame siit selle lülitiga ära. Ja asendame timeriga jällegi. Kõigepealt NOT-i peale. No.
seejärel siia relesse ja seejärel XOR-i peale. Ma ei tea, paneme siia. Nii. Okei. Ja natuke see taimeri seadustusest ka siis. Ette antud parameetrid ma ei tea. Igatahes, taimeri seadistamisel, taimeri puhul on jällegi tegu selle sama weak timeriga, siis alustame sellest. Okei. Weak timer, network basic timer, weekly timer, nii, sellega on tegu siis. Ja tegelikult ega ma seda väga ei modinudki, et ei kasuta protection activity, ei kasuta pulse out'i, ei ole vajadust. Sest et me kasutasime ennem timeri asemel tavalist lülitit, mis ei olnud see mitte fikseeruv lüliti. Valib kõik sobivad nädalapäevad, valib on time'i ja off time'i, kui siit on valitud pulss, siis ta ei lase off time'i valida. Seetõttu kõik vajalikud nädalapäevad, mina ei hakka midagi keerukat mõtlema välja, mina panin, et lülitab kell 3 sisse, kell 3.01 välja. Kontrollime, kuidas see asi niimoodi töötab. Kõik kusjuures töötab väga ideaalselt. Apply, okei, simuleerime kogu seda asja. Paneme kõigepealt kellaajaks 14:59:00. Siis on aega, et seda asja kontrollida. Apply, okei. Ainuke erinevus eelnevaga on see, et meil on lüliti asendatud taimeriga. Kontrollime. Saab lülitada. Alumist sisse välja. Okei, see alumine töötab pisut veidralt. Ülemine töötab korralikult igatahes. Seega korralikult alla on arvates midagi valesti ühendatud siis. Vaatame, mis siin võiks valesti olla. No mida iganes. Igatahes, timer, kui ta lööb nüüd kui ta lööb nüüd kella 3, siis peaks lülituma kõik tuled sisse. Vaatame, kas lülitab. Lülitas. Kell on 3, kõik tuled on sisse lülitatud. Nii, okei. Kontrollime. Saan ülemist sisse välja lülitada. Saan keskmist sisse välja lülitada. Saan alumist sisse välja lülitada. Alumine millegipärast mul hästi ei tööta. Mis iganes põhjus on, seda võib hiljem uurida. Igatahes põhimõtteliselt plokid on samad. Võib-olla talle ei meeldinud copy-paste. Võib-olla talle ei meeldinud copy-paste, sest see alumine ainuke, mis on copy-paste'itud. Anyhoos. Järgmine samm on siis see, kui kell saab 15.01, siis peaksid kõik need väljundid välja lülituma. Tuleb kustu ühesõnaga. Sõltumata sellest, millised on lüliti asendid. See alumine ei tööta sellepärast, et ta ei ole momentary. Siis selles oli asi. Okei. Nii. Kell sai vahepeal 15.01 ja kõik on välja lülitatud. Nii. Ja nüüd töötab alumine ka nii nagu pidi. Ühesõnaga alumine ja mul momentaryks muutmata. Nii. No ja siis oli veel üks sükene eriline huvitav soov, et oleks üks master switch, ma ei tea, breaker, mida iganes, mis siis lülitaks kõik välja. Nii. Selle saab siis lisada väga lihtsalt, paneme siia ühe lüliti. Ütleme, et selle nimi on comment master. Okei. Mis iganes timer sega ei oleks, delete. Ja see master hakkab lülitama delete. See master hakkab lülitama kus kohas see on nüüd? Andi kaudu ühesõnaga.
AND-i kaudu iga selle juraka ette üks AND. Iga selle juraka ette üks AND. Ühendame kokku. Nii, ja siia ja siia. Oh, come on. Ja siia. Ja eriliselt jube. Nii. Ja ühendame. Oh, kui jube. Ehk läheb paremaks. Ehk läheb paremaks. Nii. Ja okei. Väga kaval simulaator. Nii. Ja siis lõpuks need samad ühendused siia tagasi. Muudu midagi. Nii. Ja nüüd ma saan siis seda masterit kasutada selleks, et kui master on väljas, siis ükskõik, kus meil need signaalid peale ei tuleks. Ta ei lülita neid lampe sisse. Lambid on ainult siis sisse lülitatud, kui masterist on signaal peal. See on just kui see, noh, mitte sulavkaitse, aga ühesõnaga circuit breaker inglise keeles. Et kui masterist signaali ei tule, siis ei pääse kusagilt need lambid põlema. Peaks olema kõik. Ja, aitäh. Save.